Tere, Maria! Tere, Bella! Istume sinuga siin imelises taevastiivas sinu uues kodus, kus sa korraldad siis ka erinevaid laagreid ja retriite. Et kui ma siia sõitsin, siis ma mõtlesin selle nime peale Taevastiiva ja siis mul tuli kohe selline nägemus, et kuidas selline suur kotkas enda tiibu sirutab teie kohal siin. Et hästi ilus nimi. Kas oskad öelda, kust see nimi tuli? Oi, seal on väga palju erinevaid põhjuseid, miks ma selle nime valisin. See nimi kuidagi kutsus mind pikemalt. Pärnamäel Tallinnas on ka siuke koht nagu Taevastiiva ja ma teadsin, et see on ju ja alati see mulle väga meeldis see nimi. Ja siis, kui me selle ostsime ja istusime emaga esimest õhtut lõkke ääres ja mõtlesime, et kuidas me selle kõik küll saame tehtud, eks ju. Siis taevasse ilmusid suured tiivad üle taeva ja siis ma mõtlesin, okei, Taevastiiva. Wow. Et muidu oli Kadaka talu. Okei, see Taevastiiva kõlab palju võimsamalt ja vägevamalt. Meielikult. Teielikult, just, täiesti teielikult. Ja te toimetate emaga siis siin selles imelises kohas? Jaa, toetame niimoodi teineteist. Ja mis te teete, Maria, siin? No, me teeme erinevaid, kuidas ma ütlen, erineva suunaga igasuguseid enesearengulaagreid, väiksemaid, suuremaid festivale, kursuse praktilised osad toimuvad kõik siin. Aga väga paljud inimesed on valmis ka individuaalseanssideks siia kohale sõitma, et see on täitsa üllatus. Ja tegelikult väga tore, et ma ei peagi Tallinnasse sõitma tööle, kõik tahavad siia tulla kohale. Ja loodus samamoodi toetab ju seda kõike, et see on palju võimsam. Et kui sa saad siin elada ja kliente vastu võtta ja korraldada siin oma retriite, see on ju imeline. Ja sa enne natuke rääkisid sellest loost, et see koht on täiesti imeline ja ma vaatan see maja ja mis te siin kõik teinud olete, et te nii lühikese aja jooksul olete 2 aastaga olete selle valmis teinud ja nüüd sa juba ütled, et sa juba elad siin ja plaanid endale oma väikest majakest, et selline suur projekt sellise väikse ajaga, et kuidas see võimalik on? No meil oli palju toetajaid, palju vabatahtlikke, kes meil abiks käisid ja universum ka. Ma arvan, see ei olnud ainult vabatahtlikud, see oli sealt ülevalt, tuli ka teile selline väga suur toetus. Ja no väga põnev, Maria, ja sina ju tegelikult oled väga-väga pikalt tegelenud kõik šamanismiga ja millega sa kõik tegeled? Võib-olla sa natuke lühidalt räägid iseendast, lühidalt. See on kõige raskem koht alati. Ja nüüd ma olen juba 11 aastat teinud erinevaid individuaalseansse teraapilise suunaga, et inimesed leiaksid oma potentsiaali ja oskaksid seda ka rakendada. Mind väga kõnetab see, et kuidas ma saan elada maksimaalselt selles kehastuses ja kasutada ära endale antud väge maksimaalselt. Et võt seda ma siis individuaalseanssidel aitangi inimestel lahendada seda küsimust tegelikult väga maiselt. Et see on sarnane nagu psühholoogi seansile, aga praktilisem. Et ta läheb sügavamale ja tõesti praktikatega nagu aitab inimese läbi nendest rasketest kohtadest. Et see on siis niuke see maisem pool, on ju. Siis lisaks sellele ma teen erinevaid šamanistlikke tervendusi ja kursuseid. Šamanismi kursuseid, võimete avamise kursuseid, lühemaid, pikemaid ja nii edasi. Terapeute koolitan välja. Põnev. Igasugused asju. Ja sa oled nii noor, et kuhna sa oled, Maria? Oi, seda ma ei sa ei taha, see on saladus, aga sa igal juhul sa paistad väga noor välja, et nii imeline vaadata ka, et sellises noores naises on selline vägi olemas ja sa kasutad seda täispotentsiaalis, et see on hästi inspireeriv igal juhul. Aga võib-olla ma korra veel küsiks nende teraapiate kohta, et mis praegusel hetkel on selline kõige aktuaalsem, mis õhus on, mis selles ühisväljas praegu ringleb? Nagu teemade mõttes. Just, ja inimestel. No väga palju on ikka ärevust, depressiooni, läbipõlemist. Just see, et ma ei taha oma elu enam jätkata samamoodi edasi, et ma pean midagi muutma, aga ma ei oska, ma ei suuda, ma ei taha ja nii edasi. Ja siis tullakse nagu et mingit tööriista kuskilt saada, mis efektiivselt nagu edasi aitaks. Ja inimesed tahavad oma kirge leida, oma missiooni leida, nad ei taha enam lihtsalt
ma ei tea, ära raisata oma elu. Lihtsalt oma elu ära elada. Jah. Et see on nagu hästi aktuaalne küll. Põnev. Ja aina rohkem ja rohkem inimesi nagu leiavad selle tee, et see on ka hästi põnev, et samas on see nagu mingis mõttes keeruline aeg, aga see tõukab meid sinna, et ma tõesti tahan elada nagu fully. Ja ma arvan, et seda endasse vaatamist ei pea üldse kartma. Paljudel inimestel on see uskumus, et see on mingi raske töö ja võtab kaua aega, on ju. Ei võta, issand jumal, kui sa seda väga tahad, sa 2-3 seansiga oled juba nagu nii suure töö ära teinud, edasi liikunud, see võib olla kerguses, rõõmus, naudingutesse enesega töö, eks ju. See on ju mõnus. Absoluutselt, et ma väga loodan, et kes praegu seda videot kuulavad, siis on valmis selle kerguse vastu võtma, eks ju. See kõlab väga ilusti ja väga mõnusalt. Ja, et miks me peame seda kõike tegema läbi kannatuse ja raskuse, kui saab ka teistmoodi, kui sa ütled, et saab teistmoodi. Muidugi saab. On ju? Nii lahe. Ja, aga millal see oli, sa kirjutasid mulle nüüd paar kuud tagasi, et Bella, kuuled, et mina tahan tulla tantrafestivalile. Et see oli nagu väga suur au minule, et sa soovid nagu sellest osa saada ja sa kirjutasid ka, et ma ei ole varem tantrafestivalidel käinud ja võib-olla sinu see pool ongi šamanism ja kõik see, et miks nüüd tantrafestival, et kus see tõuge või impulss tuli sulle? Oi ja, ma olen ammu nagu tahtnud seda tantra poolt puudutada kuidagi või õppida tundma rohkem. Eks ma olen natuke lugenud ka ja omal käel midagi veidi praktiseerinud. Aga see pole päris see olnud. Et ma tunnen, et tantra aitaks minna mul veel sügavamale nendes kihtides, mida ma ei oska kuidagi muud moodi avastada või muud moodi nagu läbi minna võib-olla. Et kui ma nüüd endast räägin, eks siis mulle tundub, et tantra annaks mulle selle võimaluse kogeda elu rohkem veel läbi südame ja läbi naudingute, sest ma olen nagu selline varjukülje fanatt natukene, et mulle meeldib tohutult uurida inimestest seda nagu tumedust ja varjukülge ja kõik seda. Ja nüüd alles mõni aeg tagasi mul tuli taipamine, et ma ei ole mingi varjukülje meister, kui ma ei õpi tundma seda teist poolt, neid naudingut, kergust, õrnust, kõike seda, eks ju. Et ma tahan seda avastada ja just seda haavatavust endas avastada ja seda lubamist ja pehmust ja seda, et see on minu jaoks täiega uus asi, vaata. Ja tegelikult väga paljudel inimestel on seda vaja, sest enne me just rääkisime sellest kannatusest. Just. Et ei ole vaja seda kannatust. Et see tantra värk nagu kutsub mind just sellest aspektist väga palju. Ja muidugi, et olla sügavamas ühenduses teiste inimestega, et see ühenduse teema ka on minu jaoks väga suur teema. Ja ma arvan väga paljude inimeste jaoks, et kas me julgeme teineteisega ehedalt ja sügavalt olla ühenduses. Rääkimata romantilistest suhetest, eks ju? Jaa, just. Et seal on nii palju tegelikult aspekte ja kihte, millega tegelikult tantraga sa saad sügavamale minna ja iseennast avastada ja kuidas sa suhestud teiste inimestega ja nii põnev. Sest tegelikult on ju nii palju festivale suvel ja see valiku tegemine, et okei, et kuhu ma siis lõpuks lähen, on ju, et ja mida ma tahan. Minul on üldse raske selles mõttes, et kuna ma ise ka korraldan neid enesearengulaagreid, on ju, ja ma kõrvalt nagu näen, et mida nagu teised teevad ja nii on ju. Ma kogen selle muu asja, ma kogen enda laagrites ära, vaata. Just, nii. Et just see tantra pool, jah. Ja kas sa arvad, et see töö, mis sa teed ja see teadmised, mis sa nüüd sealt tantrafestivalilt saad, kas sa võid neid kuidagi ühildada? Kindlasti. Eks? Väga. Sest et minu eesmärk on inimestele anda nagu võimalikult laialdased, aga samas võimalikult sügavad teadmised, eks ju. Ja see tantra pool ja see nagu ma rääkisin, see haavatavuse õrnuse pool on just see pool, mida mul on vaja arendada, on ju, et ka seda edasi anda rohkem. Ja ma arvan, et tantrat saab siduda väga paljude teiste enesearengupraktikatega, kindlasti. Ja et tegelikult hästi palju on seal ka see šamanismi tegelikult seas, tantra seas, et see on jah selline põnev täiendus, mida sa saad siis kasutada ja
aga noh, muidugi on see võib-olla keeruline küsimus, aga et okei, sa otsustasid, et nüüd ma tulen ja tahan kogeda seda õrnus kogeda, et on sul ka nagu veel mingi selline nagu mõte või ootus või tunne, et vot, et see on see teema, kuhu ma tahan nagu, läbi mille ma tahan alustada seda teekonda. Sellist aktuaalne, mis on praegu sinus nagu see üleval, et vot seda ma tahaksin seal festivalil kogeda või tunnetada või aru saada. Ma tahaks puudutada seda teemat turvatunne, mis tuleb minust endast. See on väga ilus teema ja et aga kust tuleb turvatunne? Peakski minust endast tulema. Just, on ju. Tihtilugu me ootame, et välismaailm pakub. Ja vahel tulebki endast ka, on ju. Aga et päriselt sellesse kohale jõuda sügavalt. Nii, et see ei kõiguks kogu aeg. Jaa, aga huvitav, kuidas seda turvatunnet siis kasvatada iseendas? Nii keerulisi küsimusi. Me võime koos mõelda, sest minul tuli näiteks selline tunne, et see on see enesearmastus. Et kui mul on see enesearmastus, siis tegelikult ma tunnen ennast turvaliselt, et ma ei oota, et välismaailm mind täidab. Vähemalt mina tunnen seda nii. Aga võt minu puhul see polegi nagu see, et ma ootaks, et teised täidaksid mind. Pigem see, et kui ma olen haavatav, et siis tuleb mingi rünnak väljapoolt. Pigem see teema. Et maailma usaldamine või teiste usaldamine. Samal ajal teades, et noh, kuna minus on turvatunne, kuna ma saan endale loota, siis nagu tehke, mis tahate, vaata. No mingi sükene teema. Põnev, jaa. Ma ei oska seda veel sõnastada, sest ma tulen seda ju kogema. Ja tegelikult ega ei peagi olema suuri ootused, et lihtsalt see hetk hakkab looma. Ja naudingute teema ka, sellepärast, et ma tunnen, et mul on nii puudus lihtsalt elu nautimisest, sest ma kogu aeg hästi palju annan teistele ja vaatan, et teised naudiksid. Mis on väga tore ja pakub mulle väga suurt naudingut ka. Aga mingi selline nauding, mis on ainult minu jaoks. Ja kui me oleme koolitajad ja korraldajad, siis see tegelikult see balanss peab olema ka. Et see on hästi-hästi oluline. Ma olen ise ka tähele pannud, kui ma teen teraapiaid, et just see, et ma tahan ise ka saada ja lihtsalt alistuda sellesse. Just. Ja ma tahaks tulla sinna nii, et tõesti ma ei pea mingit tööd tegema, vaata. Et ma ei pea kellelgi hakkama teraapiat seal tegema või nõu andma, vaid lihtsalt, et ma olen hoitud. Absoluutselt. Ma olen rõõmus kerguses naudingutes. Et jah. Sa saad seda teha, ma loodan väga. Aga Maria, nii tore on tegelikult see, et sa tuled oma emaga. Noh, ma ei võta seda ise üldse nii. Sellepärast, et meie suhe ei ole nagu ema-tütre suhe. Me oleme kogu aeg terve elu olnud, seda on tema ka öelnud, et terve elu me oleme olnud lihtsalt nagu teekaaslased. Ja sõbrannad või õed või lihtsalt lähedased hinged. Et me jagame kõike ja noh, tähendab väga palju. ja me ei tule sinna koos selles suhtes. Me lihtsalt sõidame sinna koos kohale. Ja siis vaatate, mis loom hakkab. Aga just see nagu ikkagi see avatus, et okei, et ma tulen oma emaga, et ma arvan, et minu ema ei tuleks minuga. Et see on nagu ilus lihtsalt kogeda, et kui kaunis see on selles mõttes. Ja väga põnev, aga Maria, vaata, sina tuled esimest korda ja võib-olla sa tahad öelda nendele inimestele, kes veel mõtlevad, et kas tulla nüüd sinna festivalile või mitte tulla, et selline nagu üleskutse või mõte, et miks nad peaksid tulema sinna festivalile? Väga palju on neid põhjuseid, miks peaks tulema. Eelkõige, mis ma ise tunnen, on see, et väga paljud inimesed nagu natuke isegi kardavad tantrat ja ma arvan, et nad kardavad seda sellepärast, et nad kardavad oma sügavust ja oma ehedust. Kui sa tõesti tahad oma ehedusse jõuda, siis ma arvan, et see on õige koht. Et ma ei oska ette kujutada ja samas ma kujutan seda ette, millise väe tantra võib avada minus ja kõigis nendes, kes osalevad. Et rääkimata sellest, millise väärtuse see paarisuhtele võib anda. Et seal, nagu me enne rääkisime, et seal on nii palju kihte ja aspekte, miks tulla. See on lihtsalt
ma arvan, see on suve tippsündmus. Minu jaoks vähemalt on. Et ma väga ootan seda. Ja see on ilus mõte, see ehedus ja see haavatavus, et samas on seal ka nagu seda pehmust, nagu sa enne ütlesid, see nauding ja see pehmus. Mul just lõppes meestelaager ja ma küsisin nendelt meestelt, et mis te arvate, mida annab ehedus ja haavatavus ühele mehele juurde? Ja nad kõik ütlesid nagu ühest suust, et väe, tõelise väe annab. Et see on nagu väga see koht. Nii et kallid inimesed, kui te tahate jõuda oma väesse, kohtuda oma tõelise väe ja potentsiaaliga, siis ma arvan, et Eesti Tantra Festival on just täpselt see koht, kus olla haavatav, ehe ja jõuda oma väkke. Aitäh sulle, Maria, ja kohtume juba peagi. Kohtume. Ja kõike kaunist sulle. Aitäh.